tere, tere! Mina olen Triinu. Mul on sulle täna üks küsimus. Kas sina ärkad ka hommikuti ärevusega ja väsimusega? Kas sina tunned ka, et sina vastutad kõikide heaolu eest? Ja sa teed ja toimetad, aga päeva lõpuks sul enam iseenda jaoks aega ei ole. Väljast on kõik väga lahe. Kõik on tehtud, kõik on korras, kõik on hoolitsetud. Aga sisemiselt tunned, ma ei jaksa enam, ma ei jõua enam seda kõike kanda. Ja siis sa võid alateadlikult süüdistada tööd, raha, pere, lapsi, meest. Aga tahad teada tõde? Tõde on see, et sinu närvisüsteem elab ellujäämises. Mina olen see, kes vastutab. Mina olen see, kes peab kõike tegema. Mina pean see, kes kõike peab andma. Ja täna oled sa selles kohas, kus sa oled väsinud ja ärevuses. Väsimus, eelmäng läbipõlemisele. Mina olen seal olnud. Ma pääsesin napilt. Kui täna oled sina sellises olukorras, armas naine, ja sa ei saa aru, miks see on nii, ja sa otsid lahendusi, siis juba 19. augustil teen mina töötoa, kus ma räägin kõikidest juurpõhjustest. Sest mina valisin lahti kodeerida just need juurpõhjused, miks inimesed, miks me kukume sellisesse olukorda nagu ärevusse, väsimusse ja kuidas sealt välja saada. Ilma, et peaksime tablette võtma. Ma nii väga tahtsin seda teada. Ma sain kõik teada. Ma olen ise sealt välja toonud ennast ja mul on nüüd aeg jagada kõigile teistele. Kuidas vabaneda väsimusest ja ärevusest, mida sa võid hommikuti tunda. Ja tegelikult ongi see pool, et kui sa täna hakkad ennast kuulama, siis sa suudad ennast ennetada ja sa suudad ennast, et see peaks läbi põlema. Et see tegelikult see väsimus ja ärevus on eelmäng läbi põlemisele, millest mina varasemalt ei saanud mitte midagi aru. Aga täna on mul ülihea meel kõike seda jagada, kes otsivad lahendusi. Nii et kui sina oled täpselt samas kohas, sa tunned, et su keha reageerib igale asjale ja sa oled väsinud ja sa ei saa üldse aru, miks see nii on. Miks sinu närvisüsteem reageerib igale asjale. Ja täna võib-olla on ka see koht, kus sa tunned, et sa ei saa isegi kuhugi minna inimeste keskele, sest et sa reageerid. Ja nii võib juhtuda, et sa võid jätta oma elu elamata. Aga mul on lahendus. Nii et kohtume juba 19. august. Ma panen siia alla kutse ja oled oodatud. Mõnusat päeva.